Siis kui Venemaa vaevles oma sisemiste probleemidega, inimõigustega, reformidega ja toimus Inglismaal midagi väga huvitavat. Nimelt Inglismaal toimus industriaalne revolutsioon. Üks mees nimega John Watts avastas seda, et kui sa kuumentad auru, on aurul hästi suur võim. Kui surud auru silindrisse, siis silinder tahab paisuda. Kui paned kolbi sinna peale, siis kolb hakkab niimoodi liikuma. Ta lõi esimese mootori. Ja neid mootorid hakkasid kasutama siis Inglismaal, et luua igasugust luksust ja inimeste tööjõud hakati vähem kasutama. See algas Inglismaal aastal 1750. Eestimaale jõudis see nagu ülejäänud saari Venemaale kõvasti hiljem peale Napoleoni sõdu. Aastal 1850. Eestimaale kõige ennem, siis hiljem Venemaale. Industriaalne revolutsioon tõi Eestimaale siis ka suurt luksust. Linnad hakkasid kiiresti suurenema, kuna vähema vaeva sai rohkem toota. Ja kõige parem näide, mis oli eestlastel enne aurumootorit, oli näiteks vesiveski. Seega põhimõtteliselt industriaalne revolutsioon muutis Eestit ja kogu maailma. Industrialiseerimine ei mõõtnud ainult linnu ja rikkareid ja riiki, vaid ka kõvasti talupoegi. Peamine aspekt oli tekstiilitööstus, mis hakkas kiiresti levima eestlaste riidid, kui sellised läksid palju kvaliteetsemaks. Ühtlasi näiteks saeveskid said nüüd palju kiiremini töötada ja oli materjali ka natuke rohkem, mida kasutada. Rongid ja aurulaevad aitasid kiiremini toitu ja inimesi transportida ühest kohast teisse. Seega eestlaste elu läks palju kergemaks. Sama ajal, kui toimus industrialiseerimine, toodi Eestisse ka kartul, mis oli palju efektiivsem vili kui ükski teine, mis Eestis varem oli. Paned ühe kartuli mulda ja saad 4 tükki asemele ja kartul oli hästi toitev ja ei vaadanud eriti palju hoolt. Seega see ka aitas kuidagi eestlastele kaasa. Et eestlaste elu oleks palju paremaks. Mis sest, et paljud neist ikkagist rändasid välja Venemaale, kus sai väidetavalt tasuta maad keset Siberit. See, et tekkisid masinad ja töö kuidagi lihtsamaks läks, ei tähenda, et elu lihtsamaks läks. Eestis oli linnadesse siis hästi kiiresti tekkimas tehased. Kohad, kus sa sõid masinad, kes tegid töörid, treipingid ja muud asjad. Ja hädasti oli vaja sinna ka tööjõudu. Kõigepealt siis eestlased said esimest korda olla eestlased ja minna linnadesse. Seega linn ei olnud enam sakslaste pärand, vaid oli ka eestlaste pärand. Eestlased läksid väga palju ja mitte ainult nendest töölistest, kes seal treipingi taga treivad, vaid ka ärimeestest, kes neid omavad. Üldiselt Eestis oli see olukord natuke leebem, aga Venemaal koheldi töölisi ikka jõhkralt halvasti. Ja anti enda toit, mis nad pidid sööma, sa kiidid mälenud konservid ja anti üldse palka, pidid töötama mingi 23 tunni päevas, kui vaja, et see oli päris rõve värk. Ja kommunism, kui selline hakkas kiiresti levima. Kommunism oli siis tööliste ideoloogia, mis tähendab seda, et riik peab töölisi ja kõiki inimesi kaitsma selliste ülekohtuste eest ja tagama võrdsuse. Eestis hakkas ka kommunism levima, aga mitte niivõrd väga. Vahepeal aga ehitati Eestisse ka esimene raudtee, mis oli siis Paldiskist Tallinnani ja ehitati ka mitmeid aurulaevu ja suuremaid laevu. Kõige suurem muutus tehnoloogias oli loomulikult sõjatööstus ja hakati kiiresti efektiivsemaid relvi ja täpsemaid püstoleid ehitama. Sedagi kindlasti Eestis. Ja põhimõtteliselt hakkas tekkima tööstuspiirkonnad, mis oli majandusele Venemaal väga eriti suur uuendus. Ja see enam ei olnud ainult põld, või nüüd oli ka teine koht, kus kõvasti raha saada. Aastal 1850 oli Eesti rahvas teinud hiiglema suure hüppe. Olid rikkamaks saanud, olid peaaegu maa endale saanud ja mis kõige tähtsam, olid haritud, oskasid lugeda ja kirjutada. Ja peaselt kulmineerus see olukord rahvusliku ärkamisega. Rahvuslik ärkamine tähendab seda, et rahvas hakkab oma pead tõstma, mõtleb, et me ühtne rahvas ning me võiksime midagi paremat saada sellelt Vene impeeriumit, mis meid niimoodi valitseb. Esimene samm oli oma enda ajalehe loomine, mida eestlased saavad lugeda ja eestlased saavad aru. Johann Voldemar Jansen Pärnus lõi Pärnu Postimehe aastal 1857. See oli esimene ajaleht, mis eales eestlaste poolt loodi.
Peatselt tulid sinna ka teised ajalehed, mis olid kõik eestikeelsed. Sakala, Vilsandi, kõik erinevate toimetajate poolt, kes eriti üksteist ei sallinud. Aga mis kõiki neil ühine oli see, et nad läksid vaikselt pankrotti. Neil polnud piisavalt palju lugejaid, nad said eriti palju raha. Aga said hädasti toetust ka Balti saksidelt ja teistelt säärastelt inimestelt. Seega ajalehtede ettevõte oli selline natuke nõrgavõitud, aga see oli esimene suur samm. Aastal 1864 tegi Eesti rahvus oma esimese ühisettevõtmise. Selleks sai palvekirjade aktsioon. Hunnik inimesi Johan Köhleri juhtimise Viljandimaalt saatis hunnik palvekirjad saarile. Ta tahtis eestikeelset kõrgemat kooli, tahtis, et Balti õigusi võttaks maha ja selliseid asju. Mitte midagi sellega saavutatud. Need kõrgem juhid, kes sellega tegelesid, hakkas natuke taga kiusama, aga see oli kõige esimene suur ettevõtmine Eesti rahva poolt. Johan Voldemar Jansen, see mees siis siin Jakob Hurdi kõrval, kõigepealt tegi oma ajalehte siis Pärnus, aga peatselt ta kolis Tartusse. Ja Tartus ta tegi ka huvitava asjanduse, ta lõi Vanemuise seltsi. Vanemuise selts oli siis teatriselts, see näeb seda siis hunnik näitlejaid ja kirjanikke, kes liiksid lingi ja tegid oma etendusi. Esialgu neile maja ei antud. Üks tähtsamaid liikmeid selles Vanemuise seltsis oli Janseni enda tütar, Liidia Koidula. Üheskoos nad tegid esimest korda Eesti ajaloo jooksul eestikeelseid näidendeid ja mõnikord ka baltisakslaste või venelaste suhtes kriitilisi näidendeid. Nendele lisandus ka mitmeid teisi seltsi, Tallinnas Estonia selts ja igasuguseid muid. See oli seltsi, millest hiljem said suured teatrid. Teatrite rinne oli samuti teine asi, mis ärkamise ajal tekkis Eestisse. Ja need teatrid elasid üle ka mitmeid riigipöördeid ja muutusi tulevikus. Aastal 1866 võeti vastu Elet Saari käes oli Eestis uus seadus, vallaseadus. Mis tähendab seda, et Eesti talupojad said õiguse valitseda ennast valla tasandil. Endal kohtusüsteemid ka luua, kus eestlastest kohtunikud on. See oli järjekordne läänestumise samm, mis tehti Eestis enne kui ülejäänud Venemaa. Peale seda, kui algas ärkamisaeg, võeti vastu vallaseadus, olid eestlased aru saama, et nende õigused on võrdsed sakslaste omadega. See illusioon pärast purunes, kui aastal 1868 võeti vastu abiseadus. Tähendab seda siis, et kõik talupojad, kes rendivad aadliku maad, peab minema ka aadliku enda maale tööd tegema. See on lihtsalt tööd nagu sõnniku vedamine ja põllu kündmine ja väiksed asjad. Aga see sarnades väga palju pärisorjusega, mis oli juba ammu möödas. Seega eestlased olid selle vastu õudsemal kombel. Mitmel pool olid sellised viskased streigid, et eestlased keeldusid sinna minemast. Mahtra mõisas läks olukord natuke pingsamaks, siis kui hunnik talupojaga ütles, et ei, hakkas täitsa vägivaldselt aadlikule vastu ja ümberolevatest mõisadest ka tulid talupojad liituma nendega. Kokku oli 1000 talupojaga. Kõik seal vandaalitsesid natukes, mis on eriti ilus pilt. Nii siis aadlikud palusid abi Venemaalt ja tsaar saatis oma sõjaväe sinna. Toimus tulevahetus, paljud inimesed surma ja ellejäänud talupojad saati kõik Siberisse, kus nad siis oma enda uue maa asustasid. See demonstreeris seda, kuidas eestlased ei ole päris võrdsed tsaari silmis sakslastega. Sakslased on natukene paremas soosingus. Sellest hoolimata eestlased elasid paremini kui alles varem. Ja suremus oli väiksem kui alles varem. Ja eestlased üleüldiselt hakkas kiiresti taastuma. Ja järgnevad 50 aastat mitte midagi erilist ei juhtunud. Aastal 1865 loodi siis Vanemuise selts. 4 aasta pärast aastal 1869 otsuseid nad tuleb teha midagi ühtset, midagi, mis ikka kogu rahvast seoks. Nad olid ürituse nimega Eesti laulupidu. Eesti laulupeod olid kopeeritud Balti sakslaste laulupidude järgi. Sellest hoolimata kokku tuli sinna 51 meeskoori ja see sümboliseerib eestlaste ühtsust. Esimese laulupeole naisi ei lastud, teisele laulupeole, mis Tallinnas toimus, lasti. Esimene laulupeo toimus Tartus, peeti mitmeid kõnesid ja kuulati ilusaid eestikeelseid laule, mis küll olid kohati saksa rütmi ja säärase asjaga üle võetud. Peale laulupidu hakkasid baltisakslased palju rohkem Eestis kartma. Mõisteti, et eestlased on ühtsed, hoiavad kokku ning tõepoolest suudaksid midagi teha. Ühtlasi hakkas kiiresti rahvuslik ärkamine muutuma rahvuslikuks liikumiseks. Vaheline kahel on selline, et rahvuslik ärkamine see, kui rahvast teadusel, et me oleme ühte, me oleme tugev. Liikumine on seda, et üritavad ju midagi saavutada. Peamine eesmärk oli siis baltisaksi võimu vähendada ning iseennast valitsema hakata. Ja selle kohta tehti hästi palju aktsioone ja hästi palju üritusi ja hästi palju uusi tegelasi
tekkis siis juurde. Esimene mees, kes siis Jansseni kõrvale tekkis, oli Carl Robert Jacobson. Jacobson oli harjutud inimene, ta oli õpetaja olnud ja ta pidas oma enda talu, ta oli selline perekonnamees. Aga ta oli hästi radikaalne. Ta kogu oma südames vihkas kirikut ja Balti Sakse, kes siis olid Eesti rahva 200 aastat tagasi ära orjastatud. Üks kõige aegade tähtsam saavutus tema poolt oli 3 Isamaa kõnet, mis ta tõi. Nimelt aasta 1868 kirjutas ta ühe kõne, ta siis luges Vanemuise 770 aastal samuti. Selles kõnes ütles nimelt, et Eestimaal on 3 ajajärku. Esimene neist oli muinasaeg, mis oli ülihea ja valgustööd ja tore aeg, kus elada. Siis tuli orjaaeg ja siis tuleb uus aeg, mis siis oleks meie selline revanš, meie uuesti võimule tõusmine. Kui Janssen kirjutas oma artiklites sellist asja nagu kuidas harida, kuidas parem välja näha, kuidas elus läbi lüüa, siis Jacobson kohe otse kirjutas oma Sakale ajalehes, kui hiljem hakkas toimetama, et tuleb midagi radikaalselt teha, tuleb olla, õhutas rahvast täitsa üles. Ja Jacobson muidu tülises kõikide teiste ärkmisaja tegelastega. Sellest hoolimata olid Eestile suhteliselt tähtis tegelikult üks väestest, kes siis suutis motiveerida Eesti rahvast tigedaks ajada. Ainuke mees, kes Jacobsoniga läbi sai ning tema vaateid jagas, oli mees nimega Köhler. Tema ka koos Jakobiga tegid ajalehti, üheskoos siis proovisid rahvast üle sõutada. Janssenil oli ka üks toetaja nimega Jakob Hurt. Tema eelistas sellist haritavat eeskuju. Ehk tema lõi ka oma ajalehe ja proovis Eesti rahvast üles harida, et nad ise ka kuidagi valitseda tahaksid, kuna eile Eesti rahvas oli kuidagi passiivne. Nüüd oma maa peal tegid tööd. Ja Jakob Hurt jäigi Jacobsoni ja Köhleri tule alla ning ta sai päris kõvasti nende käest sõimata. Sellest hoolimata neljakesi nad siis tõid oma ajalehti ja proovisid igataviidi rahvast niimoodi harida ja ühte või teistmoodi lõpu eesmärk oli neil, et eestlased ise ennast valitseksid ja ise oleksid siin maal justkui peremehed. Kõik need 4 ärkamisjuhti lõid oma ajalehti ja jõudsid rahvast üles, aga nad tegid ka liikumisaegu midagi teistsugust. Nad tegid oma firmasid, ettevõtteid, organisatsioone. Nad proovisid toetust saada kas mõningad aadlikult, mõningad tsaarivalitsused. Radikaalsem pool, kes siis aadeid vihkas tsaarivalitsusega. Üritasid majandust edendada ja üritasid kuidagi seadusi muuta, et ise saada kõrgemale võimule kui siis vald, mis siis tsaar neile andis. Üks mees nimega Jaan Adamson aga tuli huvitavale ideele. Aastal 1860 hakkas ta kogu allkirju ja raha, et luua Eestisse esimene eestikeelne kõrgkool. Madalamad koolid nagu vallakoolid olid juba eestikeelsed, kõik ülejäänud olid saksa või venekeelsed. Et siis tsaarile pugeda, ütlesid, et teeme selle õige, ütleme, Aleksandri kooliks, sest et tsaar Aleksander esimene ja teine, kõik olid toredad inimesed. Aga häda, tsaar oli venestaja ja venestamine oli algamas. Ja loodi Aleksandri kool eestlaste raha eest, aga see tehti venekeelses kooliks. See idee kukkus läbi, aga mis midagi hullu sellest ka ei juhtunud. Lihtsalt inimesed jäid oma rahast ilma ning ei saanud oma eestikeelset kooli. Aastal 1882 või Balti aadlikel ärkmis oleks küllalt ja nad saatsid oma ühe kaebekirja tsaarile. Tsaar, kes oli väga tige ning väga radikaalne inimene, otsustas, et ainuke lahendus Eestimaale on venestamine. Ja see lahendus ei meeldinud mitte kellegile, ei baltisaksidele ega eestlastele, kes siin ärkasid ja baltisakside vastu vägisi propagandatööd tegid. Venestamine tähendab seda, et kõik asutused ja kõik toetusraha läheb venekeelsetele kogudele ja eestlastest ja saksast ära. Kõik koolid lähevad venekeelseks, ametlik keel muutub venekeelseks ja põhimõtteliselt tekitas tohutult viha kõigi rahvuste ja venelaste vahel. See oli hea mingil määral eestlastele, kuna eestlased said seejärel hakata rohkem pead tõstma ning nende õigused olid võrdsed baltisakslastega, keda siis oli vähem. Sellest hoolimata, see on Eesti ajalukka ja päris selline nõme peatükk. Ärkamisaeg ei kestnud Eestis kui kaua aega. Aga see oli esimene kord, kui eestlased üritasid midagi oma kultuuriga teha. Ei olnud seekord mingid rootslased, ei olnud seekord mingid venelased, kes üritasid meid edendada, vaid meie ise. Kogu selle perioodi jooksul kõige aktiivsemad talupead olid siis Tartumaal, kus see kõik algas, Viljandimaal ja kõige harjutumad loomulikult siis Peterburis. Need olid 3 aktiivset piirkonna, mis nad osalesid siis erinevatel laulupidudel ja muudel üritustel. Peale seda olukord natuke vaibus ja ühtlustus. Laulupeod jätkusid, aga seekord ei olnud selliseid suuri kõnesid ja suuri
suuri edasihüppeid kultuuri. Sellest hoolimata otse oli lahti tehtud, eestlased hakkasid vaikselt oma enda kultuuri ise edendama. Samal ajal, kui Lõuna-Eestis toimus usu vahetamine, ärkamine ja muud kõik igasugused venestamise kohanemise liigutused, siis paljud ülejäänud eestlased üritasid oma uue justkui lohutuse või leevenduse või kohanemisvõime maailmaga läbi ikka ristiguse. Tekkis selline pieta liikumise niimoodi tuntud liikumine ja mitmed vennaskojad moodustati ka selle all. Need olid inimesed, kes siis tahtsid minna tagasi piibli algse tõlgenduse juurde. Nad üritasid elada võimalikult piibli moodi. Nad võitsid selle vastu, et inimesed varastavad, petavad, joovad. Üritasid kui Eesti rahvas niimoodi uuesti moraalsemaks ja paremaks muuta. Nad seda ka tegid. Nende liikumine hästi populaarne ning hästi paljud inimesed hakkasid ka sinna vennaskonna liituma ning seda sõna levitama. Nad ei loonud oma enda kirikut, oma enda usku. Nad lihtsalt üritasid inimesi panna piibli moodi elama. Öeldakse, et selle tõttu, kuna see nii populaarne, kaotati ka ära vanad paganuusud, viimased riismed sellest Eestis. Aga see pole tähtis. Põhimõte on see, et eestlased läksid moraalseks ja järjest kristlikumaks tänu sellele, et see pieta liikumine toimus. See, et baltisaksade päevikirjade venestuse kaasa oli neile päris suur löök. Päris pikka aega olid baltisaksid need, kes hoidsid justkui Eesti kultuuri elus. Nad tegid siin pilte, nad tegid kunsti ja muusikat siin. Nad asjad, kes tegid siin midagi liiga. Algas ärkamisajaga olukord võiks muutus sellest hoolimata kõrgkultuuri ja baltisaksade kätte. Tuli venestamine ja baltisaksade enda kultuursed arengut ka hakati kõvasti piirama. Ühtlasi võeti vastu ka mingi vallaseadus tähendas seda, et paljud eestlased hakkasid ise valdu ja maakondi valitsema. Ja see baltisaksade üldse meeldib. Sest hoolimata said nad hästi suured kõrged kohad võimutoolil ja tsaari impeeriumis oli üldiselt hinnad nii väga kõrged. Sest nad olid palju paremad kui veneaadlikud, kes siis jõid hästi palju ning kes ei olnud eriti hoolikad. Baltisaksad olid hästi õnnelikud ning iga samm kartsid eestlasi. Sajandi lõpupoole nad küll hakkasid eestlasi austama, ütlesid, et eestlased tegid muutused, nad olid muutunud härrasrahvaks. Ja seda, et nad pidasid eestlasi endaga suhteliselt võrdseks. Olid baltisaksad, kes seda ei teinud, aga suur osa neist seda tegi. Seega põhimõtteliselt siis Eesti nõutud baltisaksadega hakkasid paremaks minema, aga nad konkureerisid üksteisega endiselt. Niipea kui algas venestamine, tekkisid ka kiiresti esimesed vene kõrgkoolid. Mitmed reaalkoolid Tallinnas ja Tartusse, muidki gümnaasiumi ja sääraseid asju. Nüüd, kui saksakeelsetes koolidesse said õppima minna ainult sakslased ja venelased, siis venekeelsetes koolidesse said minna õppima kõik. Tõsi, õppimine oli küll vene keeles, aga sellest hoolimata eestlased võimaluse ennast harjuda. Seda nad ka tegid. Peatselt, kui Tartu Ülikool võeti ka venekeelseks kooliks, hakati ka seal õppima. Niisiis, kui algas venestamine, said eestlased minna ülikoolidesse ja teistesse koolidesse palju kergemini, kuna sakslased ei olnud seal kontrolli all, et eestlasi niimoodi maha suruda. Kõige tähtsam kool, kui kõik eestlased minna tahtsid, oli Tartu Ülikool. Tartu Ülikool, mis pärast põhiseaduse pandi kinni, taas avati alles aastal 1802. 50 aastat oli seal saksa keel, saksa üliõpilaste traditsioonid ja saksa ülikooli rektorid. Alles 50 aastat pärast seda tulid sinna venelased asemele, vene keele asemele ja eestlased hakkasid sinna üha rohkem minema. Eestlastel oli väga raske seal olla, sellepärast et Tartu Ülikool tehti rahaliseks. Mis tähendab seda, et hakati üliõpilaselt nõudma maksu. Üliõpilased pidid siis päris suurt maksu maksma ja linnas oli ka vägagi kallis elada. Eestlased hakkasid kõige rohkem kokku hoidma ja moodustasid erinevad üliõpilaste seltsid, mis siiamaani säilinud on. Ühe nende üliõpilaste seltsi lipuks oli sini-must-valge, mis oli eestlastele vägagi tähtis ja armas lipp. Ja see saigi igasugustel kultuuriüritustel kõige rohkem lehvima ja selle tagajärjel see eestlaste hinge väga läks. Ja see hakati kuidagi eestlaste sümboliks pidama. Kõigest sellest hoolimata oli Eesti üliõpilane olla vägagi ohtlik, kuna sakslased eriti meid ei sallinud ning armastasid peksanud eestlastele või niisama neid kuidagi alandada ja hävistada.
Tartu Ülikooli kõrval hakati venestusel ehitama ka hästi palju reaalkoole, kuna Venemaal on reaalne hästi tugev selline ja insener on ka vaja. Reaalkoole ehitati siis Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, igale poole põhimõtteliselt. Hästi palju ülikoole, gümnaasiumi ehitati ka Peterburgi, mis oli siis Venemaa pealinn. Ja sinna kaale siis kõige rikkamad ja kõige aktiivsemad eestlased. Eestlasid oli seal kokku sajandi lõpus umbkaudu 100 000. See oli hästi palju. Need olid kõige rikkamad ja kõige targemad ja kõige paremad eestlased. Ja nemad kõige rohkem aktiivsust üleval hoidsid eestlaste poolt. Üliõpilased pärast ärkamisaega olidki need, kes siis hakkasid Eesti kultuuri aktiivsust niimoodi kõrgel hoida. Nemad olid need, kes ajalehti tegid ja muid selliseid kõnesid pidasid. Ja nemad olid ka need, kes siis mõne aja pärast hakkasid Eesti poliitikat kontrollima ning seda juhtima. Viimase 100 aastaga oli Eesti rahvast teinud tohutu hüppe. Oli õppinud lugema, oli õppinud kirjutama ja oli isegi vabaks saanud. Nüüd oli aeg teha järgmine samm. Astuda poliitikasse ja lõpus luua ka oma riik. Ennem kui Eesti rahvas sai teha neid uusi poliitilisi tähtsaid samme, oli vaja mõningatest Vene impeeriumi nipsudest lahti saada. Kõige tähtsam nips nimelt oligi venestamine, mis mõjus eestlastele väga masendavalt ning pessimistlikult ja mitte keegi ei uskunud, et midagi eestlaste nimel saaks teha, kui selline protsess toimus. Aga kõik see värk muutus, kui nimelt see mees, Aleksander III, vedruräkitselt välja viskas. Ta tegi seda aastal 1894, kus temaga surid kiiresti ära ka Eestisse määratud kubernerid Zinojev ja Sahanovski. Koos nendega lõppes Eestis kõiksugune aktiivne venestamine. Kui aktiivne venestamine lõppes, siis hakkasid eestlased poliitikuid vaikselt pead tõstma. Selle põhjus oli nimelt selles, et järgne mees, kes saari võimu endale sai, oli see Tegelinski, Nikolai II. Nikolai II oli selline inimene, kes eriti ei armastanud valitseda ning ta lasi kuidagi oma riigi räbalatisse minna. See oli venelastele väga halb asi sellepärast, et Vene riik hädasti vajas tugevat saari. Tsaar Nikolai II oli kurb kuju, sellepärast ta mitte kunagi ei tahtnud saada võimu endale. Ta armastas oma pere rohkem kui võimu ja ta õnnestas õudsemal kombel oma enda impeeriumi, mis viis lõpus ka tema traagilise hukuni. Sellest hoolimata see oli eestlastele hea ja eestlased said vaikselt hakata oma poliitikat näitama. Nagu öeldud, siis Nikolai II eriti poliitikast ei huvitanud ja see andis väga hea võimaluse Eestis olevatel Balti saksidel tungida Vene õukonda ning Eestit oma enda käe läbi valitseda. Läbi ajaloo on siis Balti saksid eelistatud Vene aadlike üle ja seekord samuti. Ja vaikselt oli kogu Peterburgus kui Balti aadlite käes ning kogu Eestit valitsema määrati ka Balti saksid. Sellest hoolimata oli Balti saksidel palju poliitilisi vaateid ja eestlastel samuti. Maailm on lihtsalt muutunud selliseks, et olid inimesed, kes olid haritud ja kes siis tahtsid oma enda moodi riiki juhtida. Teooriaid, kuidas seda teha, oli mitmeid. Ja peamiselt olid eestlased liberaalsed. Aga ütled, Balti sakslased olid rohkem konservatiivsed, mis tähendab seda, et nemad poolsid seda varianti, et riiki rohkem kontrollib majandust ja kontrollib rahvast. Konservatiiv oli ka Eestis ja kõige äärmislikum neist oli see mees nimega Mihkel Martna. Mihkel Martna oli nimelt kommunism, mis on kõige vasakpoolsem, kõige konservatiivsem poliitika maamuna peal. Kommunistid olid inimesed, kes tekkisid sellest industrialiseerimisest. Nagu ütled, industrialiseerimine oli siis tööliste ja töölisklassi tõus põhimõtteliselt. Töölisklassid oli tohutu võim ning koheldi sellest hoolimata väga halvasti. Kommunistid uskusid nimelt seda, et töölised oleks paremini kohelda ning riik peaks tegema kõik selle nimel, et töölisi paremini kohelda. Lisaks sellele peab kõige lõpus riik ka tegelikult kõiki eluaspekte kontrollima. Eestlased olid, nagu ütlevad, enamuses liberalistid. 2 suuremat liberalistlikku erakonda olid. Liberalism tähendas nimelt seda, et Eesti üleüldse majandus on siis natuke lõdvema kontrolli all ning majandus kuidagi õitseb ise. Kõige esimene liberalist oli see mees, Jaan Tõnisson. Jaan Tõnisson pooldas sellist natukene vähem radikaalset meetodit, et niimoodi vaikselt rahulikult tuleks minna liberalistlikuks. Ta oli ka Eesti ajalehe Postimehe peatoimetaja. Tema kõrval oli see tulihingeline mees nimega Konstantin Päts. Tema hüüdnimi oli Konstantin Kole. Ta oli suhteliselt tige inimene ning ta ei sallinud oma rivaali Jaan Tõnissoni grammi võrdki. Ühes kohas nad siis proovisid Eestit üha rohkem ise valitseda ja neid saavutas ka mitmes kohas edu. Tallinna linnavalitsus sai mõnikord Pätsi kätte ja nii edasi.
Peale poliitika oli ka Eesti rahvast teinud edusamme kultuuris ja eluolus. Eestis ilmus hästi palju eestikeelset kirjandust, hästi palju luuletusi, oli luule- ja kirjanike seltsid ning loomulikult teatrid, mis näitasid ainult eestikeelseid etendusi. Ühtlasi olid ka eestlased oma enda peremehed. Hästi suur protsent eestlasi olid ära ostnud baltisakslaste maid ja ise olid saanud maade omanikeks. Nagu enne öeldud, siis Aleksander III järel tuli võimule Nikolai II. Nikolai II sai siis endale impeerium, mis oli suhteliselt aegund, vana ja ainuke absoluutne monarhia, mis oli alles jäänud Euroopas. Impeeriumi suund jäi samaks suureneda, laieneda ja okupeerida teisi piirkondi ja oma mõjusfääre. Aga Nikolai II ei olnud eriti osav selles ja ei tahtnud eriti valitseda ja rohkem võimu võeti temalt ära ning korruptandid said tugevamaks. Kui aadlid said rohkem võimu ja rohkem seadusi enda kahjuks muuta, nad muutsid siis seadusi õudsamal kombel talurahva ja linnarahva ja tehase tööliste vastu. See tekitas rahvas viha. Rahvas hakkas vihkama tsaari, aadlikke ja kogu seda impeeriumi, mille all nad olid. Kuna ametiühinguid ja selliseid loomulikke tööõigusi ja sotsiaalset abi ei olnud tsaari impeeriumis, siis oli tööjõud ülimalt odav ja progressiks polnud suurem asi vajadust. Kui lääneriigid ja impeeriumid industrialiseerisid, siis Venemaa seda ei teinud ja hakkas hästi kiiresti majanduses maha jääma. Tsaar küll üritas midagi siin teha, aga suurem asi ei tulnud midagi välja ja Venemaa oli majanduselt üks kõige nõrgem ja kõige kehvemas seisus riik, olugi tal oli kõige rohkem maavarasid. Venemaa majanduslikum mahajäävus näitas 1900. aastal alanud majanduskriis, mis tabus ainult Venemaad. Kriisi alguseks oli ikaldus ja kerge nälg. See kriis kokku kestis 3 aastat ja tsaari impeerium suutis mitte midagi teha, et oma rahva piinlemist ja näljahäda vähendada. Ohvrite arvu loomulikult me sellest kriisist ei tea. Kogu see Venemaa häda, nälja ning majandusliku allajäämise kulminatsiooniks sai olema Vene-Jaapani sõda, mis toimus 1905. aastal. Selle sõja põhjuseks oli nimelt Hiina. Aasias oli 2 suurt tegelast, Venemaa ja Jaapan. Nad mõlemad tahtsid oma aegunud ja mahajäänud vaenu naabritega küll Hiinat omale saada ja seega oma territooriumi, kolooniaid asju suurendada. Nüüd Venemaa on olnud impeerium juba viimased 300 aastat. Jaapan umbes 50 aastat tagasi hakkas arenema ja siis sai suureks kõikvõimseks impeeriumiks, ostis läänest Saksamaalt sisse uusi sõjalaive, tehnoloogiat ja sai superimpeeriumiks Aasias. Ja mõlemad nad siis tahtsid endale saada Hiinat. Ja ühel ilusal päeval millegipärast tuli Jaapani laevastik ja hävitas Vene Vahemere laevastiku ära ja vallutas Port Arturi sadama. Port Arturi sadam oli ainuke sadam, mis ei jäetunud kinni, kui talv tuli. Seega see oli ülimalt tähtis sadam laevastiku jaoks. Venemaa saatis oma vasturünnaku Port Arturit tagasi vallutama, et sest tuli midagi välja. Tsaar saatis oma kõige suurema sõjaväe mööda vastvalminud raudteed sinna kohale, aga kõik need sõdurid läksid kahuril heaks ning said surma. Nii siis otsustas Tsaar saada oma laevastiku, Balti laevastiku, teisel pool maakera seda sõda võitlema. Selles laevastikus arvatavasti oli umbes 10 000 eestlast ka. See laevastik 6 kuud reisis ümber maailma, läbi Suessi kanali, eksles ja seikles ja igasugust pullisasi ja väga väsinud laevastik lõpuks jõudis siia. Jaapani meres, aga jaaplased ootasid neid ja tegid neile varitsuse. Vene laevastik, Balti laevastik täielikult purustati hästi põhja. See oli tohutuks alanduseks loomulikult Venemaale ja Venemaa pidi tunnistama, et ta on Jaapanile kõvasti alla jäänud. Samal ajal kui Vene impeerium peales verist sõda Jaapaniga, toimus Peterburis, Vene pealinnas, väike mäss. Üks munk korraldas protesti tsaarile. Ta kirjutas palvekiri, mis sisest punkte nagu tsaar peab loobuma oma troonist ja andma natuke võimu parlamendile, mida kohe peab looma, ja Jaapan seda lõppeks. Ta protestis osales kokku väidetavalt üle 100 000 inimese. Need olid töölised talupojad, mitte ühtegi erakonda. See protest toimus läbi rongkäigu. Rongkäik toimus läbi Peterburi, mis viis lõppes Valgepale ees, kus tsaar elas. Valgepale ees just aga probleem. Nimelt tsaar ei polnud kodus. Tsaari valvur, kes valvas siis paleed, andis käsu tuld avada. Avalduse tuli ja suur osa publikust lasti maha. Väidetavalt üle 1000 inimese. See näitas, et tsaar kohe üldse ei hooli oma rahvast. See, mis toimus Peterburis, jõudis ka Eestisse. Siin Uusturul alustati samamoodi mässu. Loosungid olid samad, ent põhimõte oli teine. Rohkem osati siin selleks, et rüüstada ja vandaalitseda. Vandaalitsemine oli niivõrd suur, et see läks üle Harjumaa ning mitmesid mõisasid ka pandi põlema. Eesti Uusturu sündmustele vastati samasuguse jõhkrusega nagu Venemaal.
tulid saari sõdurid ja lasid maha kõik, kes mässasid. Vähetavalt oli neid sadu, kes maha lasti. Need, kes Harjumaal mõisasid põletati, püüti ka kinni ning ka lasti koha peal maha. Erilist õiglust siin ei olnud. Sest kõigest hoolimata juhtus Venemaal ka midagi head. Tsaar nimelt nägi, et vene rahvas on tema vastu väga tige ja midagi tuleb muuta oma riigis. Niisiis, ta lõpetas Vene-Jaapani sõja, kogus kokku oma kaotused ning lõi Duuma ehk parlamendi. Ta viis ka läbi esimesed valimised ja Duuma oli suht edukalt kokku kutsutud. Sinna kuulus ka mitmeid eestlasi. Aga probleem oli selles, et kommunistid, kes varem sai räägitud vaid ka Venemaal ja nemad said hästi suurte kohtade arvu sealt uues Duumas. Ja palun väga, kommunistid olid väga tigedad, vihkasid tsaari, tahtsid, et tsaar ära läheks. Kõik ideed, mis tsaaril olid, mis tsaar Duumale ehitas, ehitame raudtee ja muudame ilusamaks, rikuti ära nende poolt. Nad olid kõige vastu, mida tsaar tegi, ja lihtsalt aeglustasid ja tegid poliitikaprotsessi väga kohmakaks. Niisiis, tsaar saatis Duuma laiali ja tegi uue Duuma. Kui see oli ka natuke palju kommuniste, see saati see ka laiali ja niimoodi 7 korda järjest kuni lõpuks said tsaar endale piisavalt suure ja sõbraliku Duuma, kes oli temaga nõus. Ja tsaar sai vaikselt hakata ka tegema majanduslikke reforme. Tegid päris häid reforme ja Venemaa oli isegi natukene paremuse poole liikumas. Ent nagu alati, ligadi-logadi, liiga palju aega võttis ja vene rahvas ikka ei tahtnud eriti tsaari ideedega nõusse jääda. Peale 1995. aasta sündmusi keelati suurem osa poliitilist organisatsioonidest Eestis ära. Tsensuur tugevnes, Eesti kirjandus ilmus vähem asju ja suurem osa kirjanike ja ületajate seltsidest saati laiali. Aga peale selle toimus ka progress, nimelt majandusreformid. Eestisse toodi hästi palju uut tehnoloogiat. Maapidamine läks palju efektiivsemaks ja rohkem rahvast ostis endale maad, mis tähendab seda, et põlluproduktiivsus suurenes. Ühtlasi sai Tallinnast ka sõjaväebaas, kus suur osa laevastikku toodi ning kogu Eestis sõjaväekarnisel suurendati. Venemaa sisepoliitika nagu alati ja välispoliitika varju. Nimelt, 1914. aastal nägi Euroopa kaart välja selline. Kõik sinised on liitude süsteemi nimega Keskliidu osalised. Sinna kuulus Saksamaa, kes seda domineeris ja oli üks kõige võimsamaid liitlasi seal, Austria-Ungari, kes oli küll suur ja kõva, ent suht aegunud natuke vana, Itaalia, Bulgaaria ja üks väga-väga aegunud iganenud impeerium, Osmani impeerium kuulus Türgi ja suur osa Araabia poolsaarest. Kuna see impeeriumite süsteem, liitude süsteem, kui kuulus impeeriumid oli niivõrd tugev, kartsid seda õudsemal kombel teised impeeriumid nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa. Niisiis nad olid omad liidud. Antandi kutsuti seda kokku lühidalt. Sinna kuulus siis Suurbritannia kõigi oma kolooniatega, Prantsusmaa kõigi oma kolooniatega, Venemaa kõigi oma kolooniatega ja Venemaa üks väiksemaid liitlasi, Serbia, kelle polnud kolooniaid, kuid kes tahtis neid saada ja oma naabrid ära varutseda. Serbia oligi see põhjus, miks esimene maailmasõda algas. Esimene maailmasõda algas nimelt siis, kui hersog Franz Ferdinand tegi väikse ringkäigu oma väikses linnas nimega Sarajevo. Serbia natsionalistid läksid sinna ning lasid ta maha. Serbia riik ei tahtnud oma süüdlasi välja anda. Austria-Ungari läks väga tigedaks selle peale ning kuulutas siis Serbiale sõja. Et oma liitlast Serbiat kaitsta, kuulutas Venemaa Austria-Ungarile sõja ja et oma liitlast Austria-Ungarit kaitsta, kuulutas Saksamaa siis sõja tervele Antandile, Prantsusmaale ja Venemaale. Kõik need rohelised siin on siis neutraalsed riigid, kes selles sõjas ei osalenud. Esimene maailmasõda ametlikult algaski 1. augustil 1914. Kui sõda algas, siis loomulikult viidi läbi mobilisatsioon. Kõik vabatahtlikud saari sõjaväkke. Eestlasi oli üle 100 000, kes läks vabatahtlikult sõtta. Üle 10 000 neist, aga tagasi ei tulnud sealt. Sõja peamine tegelane oli Saksamaa, kes oli suur, võimas ja suurte ressurssidega. Ja tal olid omad plaanid, kuidas üksinda Prantsusmaa ära võita. Selle plaani nimi oli Schlieffeni plaan. See plaan nägi ette seda, et Saksamaa võtab oma suure sõjapäe, valutab ära Belgia. See on käik, mida Prantsusmaa ei oota. Belgia valutatakse hästi kiiresti ära ja edasi tungitakse Pariisi. Ja prantslased loomulikult jooniki seda. Prantslased enda plaanid nägid ette seda, et Saksamaa ründab neid otse siit ja Prantsusmaa saab oma väed sinna vastu. Niisiis, sõda algaski mõne aja pärast. Ja Belgiasse tungiti kallale. Belgia valutati ära vähem kui paari kuuga. Sellest inglased väga tigedaks ja saatsid inglased ka sõtta. Inglased saatsid oma üksikud sõduritse appi, aga neid oli natukene vähe. Ja Saksamaa muudkui marsis edasi. Prantsusmaa kiiresti saatis oma väed ümber ja läks vasturünnakule, aga kaotas lahingu järel. Alles 40 kilomeetrit Pariisist võeti kõik kokku, saati kõik oma viimsed sõdurid sinna lahingusse ja suudeti suurte kaotustega Saksamaa kinni pidada. Ja siis hakati koguma rohkem sõdureid, mõlemad pooled kaevasid endale kaevikud, kus natuke aega oodata, kuni lisaväed tulevad ja tekkis kaevikute võrk
ja sõda jäi põhimõtteliselt seisma sinna samasse paika mitmeks aastaks. Schliefferi plaan nägi ka ette idarinde saatuse. Nimelt, kui Saksamaa võidab läänes Prantsusmaa ära, saadab ta kõik oma väed itta ning vaikselt purustab ka Venemaa. Ühtlasi Austria-Ungari peab üksinda ära vallutama Serbia ja ka aitama Saksamaad. Kuna läänes üksused jäid paika, suutis Venemaa oma armee kiiresti kokku mobiliseerida ja ise rünnakule minna. Venemaa armee oli tohutu suur ja sinna kuulus ka 100 000 eestlast, kes vabatahtlikult läksid sakslastele peksa andma. Venemaa ründas 2 armeega. Esimene armee Saksamaad, teine armee Austria-Ungarit. Saksamaal tungiti hästi sügavale ja siin olevad idas olevad väeüksused ei suutnud eriti hästi seda kaitsta. Niisiis hästi kiiresti võeti läänest reservüksusi ja üks kindral nimega Hindenburg tegi oma ülimalt osava vasturünnaku. Nimelt rongidega saatis ta oma sõdurid igale poole Vene armee ümber, piiras selle sisse suurtükiga ja ratsaväega totaalselt purustas selle armee ära ja palun väga, Saksamaal on vaba pääse Venemaale. Austria-Ungaril läks olukord natuke halvemini. Esiteks, ta ei suutnud üksipäini Serbiat ära valutada. Niisiis Saksamaa pidi sinna appi minema. Ja teisaks, kui Venemaa teda ründas ja ta ikka veel Austria-Ungaris sõdis, jõudis Venemaa ülisügavale Austria-Ungarisse. Austria-Ungari mobiliseeris kokku ka hiiglama suure armee ja saatis vastu rünnakule. Mõlemad armeed, nii Venemaa kui Austria-Ungari kaotasid tohutult palju. Seega Saksamaa pidi sõdima ka Austria-Ungari eest. Ja Saksamaa siis tegi seda ka suhteliselt edukalt. Kuniks Venemaa oli suht kaitsetu ja tungis Saksamaa ühe edasi. Saar loomulikult siin tagaras hakkas mobiliseerima uusi üksusi, saatis neid rünnakule. Aga sõduritel polnud suurem asi varustust ja nad loomulikult kaotsid lahingu järel. Takka tippu Rumeenia otsustas vahepeal pooli vahetada ning tuli Venemaa poolele. Rumeenia okupeeriti hästi kiiresti Austria-Ungari poolt ära ning Venemaa pidi ka sinna saatma hiiglama suuri hunniku sõdureid. Kus jällegi said peksa, kui neil oli puudulik varustus. Samal ajal idas tungis Türgi või Osmani impeerium türklastega hästi kiiresti ka Venemaale. Nii et Venemaa oli kaotamas kõike. Ja ka Leedu ja Eesti olid Saksamaal vaikselt silmis. Sõda hakkas hästi kiiresti Venemaa impeeriumi kui sellist ära kurnama. Majanduslikult, ressursiliselt ja moraalselt. Kuna sõda hästi ei läinud, siis rahval hakkasid küllalt saama. Tekkisid näljad. Inimesed põgenisid sakslaste eest, evakueerisid. Peterburi tabas korralagedus. Ja tsaar oma rahvaga üldse ei kohanud ning oma sõduritega tegeles. Väga kehvasti tegeles nendega. Venemaa hakkas muutuma ja viha üha tõusis. 1917. aasta veebruariks oli rahval ja sõjaväel küllalt. Nimelt sõjavägi oli see, kes Peterburis saatsuslikul päeval alustas mässu. Kõige esimese paugu pani üks sõjalaev, tulistas ja see oli sõnum rahvale, et alustage mässu. Rahvas võttis kokku ja tormas ja vallutas ära talvepalee ning kõik ülejäänud tähtsad saari asutused. Sõjavägi määras endale uueks juhiks ajutise valitsuse, keda juhtis siis vürts nimega Lvov. Uus ajutine valitsus saatis siis tsaarile kirja, et ta loobuks oma troonist täielikult. Tsaar natuke kõhkles, tahtis oma vennale ja oma pojale trooni anda, nad keeldusid ja neile ei lubatud seda isegi anda, niisiis tsaar loobus oma troonist. Ja esialgu ta võeti vangi ja pandi koduaresti ajutise valitsuse hoole alla. Venemaa sündmustest ei puutumata ka Eesti, kes oli pikemaks ajaks käinud Vene impeeriumi provintsiks. Vürtsev Lvov andis käsuga Eestis luua uus ajutine valitsus, mille eesmärgiks oli loomulikult siis tagada rahva elu ja tsivilisatsiooni toimimine. Uue ajutise valitsuse juhiks sai mees nimega Jan Poska, kes oli Tallinna pikaajaline linnapea ning advokaat. Ta oli loomulikult ka eestlane. Aga võimu ta tegelikult ei tahtnud. Ainukene organisatsioon, kes tahtis seda ilusat Eestimaa provintsi juhtida, oli Maapäev. Maapäev oli 1917. aastaks muutunud maanõukoguks ja põhimõtteliselt oli tegu rikaste klubiga. Kord aastas said baltisakslased kokku, arutasid maailma teemadel ning siis läksid lahku. Mõnikord lükati kokku saamist edasi aastate kaupa. Seega aastakümneid isegi ei olnud maanõukogu praktiliselt olemaski. Igatahes see organisatsioon, kus oli ka paljusid eestlased selleks ajaks, tegi ettepaneku ise hakata Eestimaa suurimaks valitsuseks. Nii siis Venemaa ajutine valitsus andis luba ja 23. mail viidi läbi esimene valimise katse. Probleem oli selles, et Venemaa selleks ajaks oli väga vaene ning tol polnud ressursse. Nähti ette niimoodi, et
iga 1000 inimese kohta on üks valija inimene, kes siis juhendab neid. Kuna ressursse jäi väheks, siis 50 valda ei jõudnudki valimiskast. Ja kohati oli enamikes valdades 30% valimisaktiivus. Nii siis lükati see edasi 11. juunile. 11. juuni nüüd toimus natuke edukamalt, ikkagi natuke jäi puudu. Sellest hoolimata said kõik 20-aastased mehed ja naised valida. Ja valida sai ühe kandidaadi 20 000 inimese kohta. Kokku 62 inimest sai siis alates uude valitsusse. Ja 62 inimeses oli ka üks venelane ja üks baltisakslane, kõik ülejäänud 60 olid eestlased. Kõik oli ilusasti esindatud ja kõik ilusasti toimis. Ja viimaks 20. juunil 1917 saidki eestlased maavalitsusega Eestit valitsema. Maanõukogu tegi kõike seda, mida üks korraline ajutine valitsus tegema peab. Käigis seda, et riik toimiks, kõik oleks korras, civilisatsioon elaks põhimõtteliselt. Aga taheti midagi enamat. Nimelt taheti kõrgemat autonoomiat. Autonoomia on see, et siin koheldatakse teistmoodi kui ülejäänud riiki. Ehk Eesti on Eesti ja Venemaa on Venemaa. Venemaa valitseb Eestit, aga kohtleb seda eriliselt. Kohtleb seda nii, et siinne rahvas, siinne kultuur säiliks. Nii siis saadikud läksidki Peterburgi ja palusid Vütslovilt, et palun andke meile autonoomiat. Ja Vütslov andiski autonoomia Eestile. Olgugi, et ainult 3 aastaks, aga sellega olti rahul. Baltimaade kõige tähtsam sõjaline saaga oli Riia äravallutamine. Augusti keskel langes Riia sakslastele. Oli selge sõjakäigu järgi, et Venemaa ei ole võimeline kaitsma oma provintse, sealhulgas ka Eestit. Läti oli juba peaaegu langenud, aja küsimus, kui Saksamaa jõuab Eestisse ning Eesti autonoomia ja kõik saavutused ära kustutatakse. Nii siis Eesti poliitikud oleksid hästi kiiresti otsima lahendust probleemile, otsima kaitset Antantilt, lepinguid looma Rootsiga, Soomega, koalitsioone, mida iganes. Midagi ei tahtnud toimida kuidagi, keegi ei tahtnud segada siia piirkonda. Septembri keskel alustas Saksamaa esimest pealetungi Eestile. Saaremaa oli septembri lõmbus täielikult ära okupeeritud. Seoses muudatustega rindel oli kindel, et Eesti okupeeritakse lähiajaloo jooksul Saksamaa poolt ära. Seega Eesti poliitikud said paanikas ning mõtlesid kiiresti, mida siis ikka teha, et tagada Eesti autonoomia ning kõik see õnnelik asi, mis me oli saavutanud Venemaa võimu on olles. Nii siis otsustati, et tuleb end iseseisvaks kuulutada. See loogika oli nimelt lihtne. Saksamaa idarindel muudkui võidab endale maad ning haarab seda ning on võidukas. Aga läänerindel on olukord pingeline. Rinne seisab paigal, igal pool on tohutud kaotused ja verised lahingud ning takkatipu USA ka tuleb peatselt sõtta. Niisiis, kui Saksamaa okupeerib iseseisva riigi idarindel ja pole temaga vaherahu teinud ja kaotab sõja, siis saab see iseseisev riik oma iseseisvuse tagasi Antanti garantii. Niisiis, tuleb iseseisvus välja kuulutada ja seda ka tehti. Nimelt 1918. aasta alguses saadi kokku ning loodi see asi. Manifest Eesti rahvastele ehk Eesti iseseisvuse manifest. Selles manifestis pandi paika kõik Eesti territoorium, Eesti keel, Eesti kõrgem võim ja kõik see särki värki. Manifesti tehti 3 tükki. Loodi päästekomitee, 3 inimest. Konstantin Päts, Konstantin Kohnik ja Jüri Vilms. Need 3 inimest loevad selle manifesti üheaegselt ette 24. veebruaril. Kui üks neist vangi võetakse, 2 tükki teostad ikka edasi. Niimoodi garanteeriti Eesti kindlase manifesti ette lugemine ja Eestimaa esimest korda saab iseseisvaks riigiks, kui see ette loetakse. Kui saksad alustasid rünnat mandrile, oli Haapsalu esimene, mis langes. Eestlased seal ütlesid, et nemad on neutraalsed ja ei osale Vene-Saksa sõjas ja andsid sakslastele vaba käe Eesti ära vallutada. Kuna Saksamaa oli Eesti peaaegu juba ära okupeerinud, otsustas Pärnus olev päästekomitee, et on viimane aeg ette lugeda manifest. 23. veebruaril enda teatri rõdul loetigi see lõpuks ette siis. 24. sammuti viimasel hetkel loeti ka manifest ette Viljandis, ka teatris. Ja viimaks loeti ka Eesti manifest 25. veebruaril Tallinnas ette. Olgugi, et eestlased kuulutasid ennast iseseisvaks 25. ja ei kaitsnud see neid Saksa okupatsiooni eest. Ja samal päeval, kui Hermanni eisati sinimustvalge lipp, võeti see ka maha
ja kogu Eesti okupeeriti. Saksa poliitika Eesti suhtes oli suht ükskõikne. Eriti seda piirkonda valitseda ei tahetud, see tuli lihtsalt venelaste käest ära okupeerida sõja tõttu. Sellegipoolest seda piirkonda tuli valitseda. Saksamaa tõi siia suuremat osa oma ametnikke. Ent madalamates piirkondades, nagu valdades ja maakondade valitsuses, pidi olema kohalikud baltisakslased, keda sakslased tegelikult eriti palju ei austanud. Saksamaa ühtlasi üritas ka siit ressursse saada, ent inimressursse sõja jaoks, mida kõige rohkem vaja oli, ei saadud, sest eriti palju eestlased ei tahtnud sinna minna ja baltisakslasi oli liiga vähe. Hariduses ja kultuuris sai domineerivaks keeleks loomulikult saksa keel. Kõik ülikoolid, kõik kirjanikud, kõik pidid kirjutama ja rääkima saksa keeles. Ja loomulikult pani tohutut tsensuur ajakirjadele ja loomulikult loengud pidavatele õpetajatele. Eelis oli loomulikult baltisakslastel saada seal riigi positsioonidele, ajakirjanikeks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kahel rindel sõdimine Saksamaal siis hästi ei mõjunud. Sõda oli kaotamas, oli ressursse vaja saata läänerindele. Niisiis otsustati, et tuleb midagi teha, et Venemaa sõda lõpetaks. Nende plaan oli alustada Venemaal uut revolutsiooni. Nimelt nende käes oli üks poliitiline Venemaa vang, Lenin, kommunistliku partei juht, kes hädasti tahtis kommunistlikku riiki luua. Nad andsid talle hunniku raha, natukese relvi, saasid ta rongiga siis Peterburgi. Läks Peterburgi ja algas uus verisem revolutsioon, oktoobri revolutsioon. Sakslaste poolt korraldatud revolutsioon Venemaal oli edukas. Lenin tuli võimule, kommunistlik valitsus kehtestati ja kiiresti tegid nad Saksamaaga vaherahu. Saksamaa sai siis kõik oma ründeüksused ära võtta idast ja saata kiiresti läände, kus algas tohutu suur pealetung Prantsusmaale, et Pariis ära vallutada. Olid jõhkrad verised lahingud ja Saksamaa kaotas hiiglama suure hunniku sõdureid selles rünnakus. Ühtlasi tuli hästi palju USA sõdureid Saksa sõduritele vastu ja Prantsuse sõduritele appi. Ja mis kõige hullem, rinnet tabas haigus. Nimelt Hispaania gripp. Hispaania gripp tappis sõdureid, kes olid kõige kauem rindel olnud ja kõige rohkem sõdinud. Need olid siis Saksa sõdurid. Suur osa Saksa sõdurid langes. Loomulikult langes ka suur osa Prantsuse sõdureid. Ent kuna USA sõdurid olid värsked ja uued, siis nemad pidasid vapralt vastu. Ja Saksamaa sai aru, et tema ei suuda enam mitte midagi võita. Ja ta pidi järk-järgult taganema ja taganema. Novembrikuus tahtis keiser juba vaherahu, sest sõda ei mitte kuhugi. Ja Saksa delegaadid kutsuti kokku Versailles lähedale metsa, kus nad hakkasid ühes vagunis arutlema rahutingimusi Saksamaale. Kõige soodsamaid loomulikult. Aga häda. Saksamaal toimus ühel hetkel revolutsioon ja keiser kukutati ja kuulutati välja Weimari vabariik. Weimari vabariik tahtis iga hinnast rahu saada ja sõda poleks suutnud enam mitte mingil juhul võita. Niisiis nõustusid Saksa delegaadid kõikide tingimustega, mis Prantsusmaa esitas. Ja kohati ülekohtused ja vägagi karmid. Seda vaherahu, mis allkirjastati siis 11. novembril, seda nimi oli Compiègne rahu. Ja sellega lõppes sõjategevus esimeses maailmasõjas. Vaherahu tähendas seda, et Saksamaa pidi hülgama kõik oma võidud idarindel ja ära minema. Ta läks ka ära Eestist, andis võimu tagasi valitsusele, kellelt ära võttis ja vabastas kõik vangid. Ühtlasi võeti kõik sõjavarustus ja kõik tööstusvarustus ka kaasa. Taganemine koos selle varustusega toimus läbi Läti, läbi Kuramaa. Selleks see võttis väga pikka aega, oma 5 aastat.